Täna pidi veel tulema mingi pea 40 kraadi kuuma osades piirkondades, aga juba praegu on tegelikult päris paha. Meie matk on jõudnud umbes poole peale. Tempo on olnud päris korralik ja ausalt öeldes hakkas see ka tunda andma. Otsustasime meie Serbia 3 autost koosneva pundiga, et nüüd on aeg veidi rahulikumalt võtta. Siiani olime teistel päris kõvasti kannul püsinud. See tähendas meile pikki sõidupäevi ning hulganisti magamata tunde, nii et väike tempo muutus kulus kõigile ära. Samas ei kadunud meie teised reisilised kusagile. Lihtsalt liigume tagasi veidi erinevas tempos. Nende tegemisi näitame ka vahepeal, kuna tagasisõidul on veidi erinevad trajektoorid. Plaan on liikuda Albaania lõunapoolsesse serva ja hiljem tagasi tulla mööda mere äärt. Aga nagu sellistel reisidel ikka, plaanid võivad kiiresti muutuda. Kas ka seekord, seda näeb juba üsna varsti. Nurval on teine sild. Wow. See on jalgsild seal kõrval ilmselt. Nüüd on jah, värskelt näst rotsid peale ära vahetatud. Täna pidi veel tulema mingi pea 40 kraadi kuuma osades piirkondades, aga juba praegu on tegelikult päris paha. Lambad ära ajada. Šu. Selliste asjadega tegeletakse siis Albaanias. Otse ja siis. Täna valisime laagri õhtule sellise koha, kus me saame ka kala püüda. Kohalike sõnul peaks siin olema forelli ja augi ahvenat, aga natuke veetase on soe, et vaatame, kas õnnestub meil midagi kätte saada või mitte. Ja tegelikult selle koha soovituse saime me kohalikust restoranist, kus suvaliselt teenindaja käest küsisime, et kas oskad mõnda head kohta siin jõe ääres soovitada. Ja siis ta andis meile koordinaadid ja siis me tulime siia vaatama ja koht on tõesti väga kena, et autodega oleme jõel üsna lähedal ja koht on puhas, mõnus ja ühtegi suurt teed ka lähedal ei ole. Et väga hea koht on see, kust sattunud. Ja üritame ka õhtuks kala püüda, aga seda ei oska veel öelda, kas see õnnestub või mitte. Loodetavasti lihtsalt pimedamalt nurgalt, kus on jahedam vesi kiire pool. Nägin praegu esimest sulpsu seal, nii et mul on panused kõrged. Ma ei tea, sõitsime siin tükk aega, praegu naudin elu. Hea pani Mämoki ülesse. Perfect spot on. Kuski teal. Aega läks, aga esimene mingisugune kala on käes. Ma ei tea, mis asi see on, aga ma ei tea, proovime ära. Nii, aga mis me siis selle kalaga teeme? Proovisime ära ka Johanna värskelt püütud kala. Kahjuks maitse poolest polnud see siiski midagi väga erilist. Meenutas maitselt täiesti tavalist Peipsis püütud särge. Kell on kohaliku aja järgi 6. Teised magavad seal. Mina ei tea miks, aga eile siit ühe kala saime. Kuigi ta oli vist mingi Euroopa sainas vist väidetavalt või ma ei tea midagi sellist. Aga mina mõtlesin, ma annan ühe viimase võimaluse, see Joose jõgi järsku oli ja ma vaatan, kas siit saab midagi veel. Kui me hommikul ärkasime, siis oli meie laagri ümber ilmunud kohalik karjus oma loomadega. Jätsime uudistajad oma asju ajama ja ise suundusime edasi. Ühel hetkel kaarti vaadates tegime ühe põneva avastuse ja muutsime enda algselt paika pandud sõiduplaani veidi ümber.
no tervist, järjekordne laagripäev on kätte jõudnud. Eile ööbisime sellises Albaania linnas nagu Permet või Permet, midagi sellist, ma võin eksida natukene hääldusega. Ja olime seal Vjosa jõe ääres, lootsime sealt saada ka forelli, aga seda meil ei õnnestunud saada. Siis ühel hetkel laagris avastasime, et oleme tegelikult Kreekal üsna lähedal, 23 minutit oli sealt sõitu ja siis otsustasime, et käime korra Kreekast ka läbi. Ja siis nüüd hetkel ongi plaan selline, et teeme ühe päeva Kreekas ja siis homme suundume Albaaniasse tagasi. Ja hetkel oleme teel sellises linna nagu Ioanninon, võin samuti eksida hääldusega, aga hetkel sinna suundume ja siis sealt siis vaatame, teeme väikse lõuna ja suundume edasi. Me jõudsime just Kreekasse ja tahtsime ühe väikese minipõike teha. Ja siis me mõtlesime, et avastasime, et tuleme tualetti siia tanklasse ja siis me mõtlesime, et avastasime, et siin müüakse vikerforelli niimoodi ja siis me mõtlesime, et tuli meelde õhtusöögi baasis. Kita tu volta Albania, tu Alban. Sorry? Alban. Albania? Permeti. We came from Albania. Kita tu. We came from there. Oh, wow. Tõbab 2 kilo nüüd. Ei. Jah, very good. Niimoodi ostetakse kohaliku kala. Kilo midagi kohvikatega peale. Ma ei ole elu sees maksnud forelli eest nii vähe. 2 forelli üle kilo midagi seal oli, 4,80 ja väga värske. Ulme. Nii, mis me siis siin parasjagu teeme? Otsime tanklast kalad ja siis on vaja need ära teha. Ära praegu filmi seda. No kuidas teil on sõita? Kuule, mega soe, mega hea tuju. Konditsioneeri ei ole. Tehke järgi, õues on 40 kraadi. Autos on 40 kraadi, õues on 40 kraadi. Eestlased nagu me oleme, kannatame lõpuni. Me võtsime kätte. Aga me oleme Kreekas. Ja me lülitasime igastahes kaastundest enda kondika välja. Tegime aknad lahti, me katsetasime teie seda meeleolu. See oli raske. Aga ma arvan, et ma tahaks istuda. Teeme pildid ära ja siis me istuks siia maha. Istuks vette lihtsalt korraks. Kreekas sattusime täiesti juhuslikult ühe väga põneva vaatamisväärsuse otsa. Tegemist oli ligi 2000 aastat tagasi rajatud ajaloolise akvedukti ehk veekanaliga. Nende massiivsete sammaste peal liikus kunagi vesi erinevatesse Kreeka linnadesse. Hämmastav on mõelda, et mõne sellise veekanali pikkus ulatus lausa 50 kilomeetrini või enamgi. Ma igaks juhuks ütlen juurde disclaimeri. Ma täpselt ei tea, et mis asi siin on. Prügimägi oleks. Rahulikult. Vend tuleb sellise autoga siia, eriti hull julge. Ma arvan, et ei tea, mis seal edasi toimub. Akveduktist ehk veekanalist natuke eemal ootas meid järgmine koht, see Roopoli Savimäed. Huvitav fakt on see, et sellise pinnase peale kohalikud eriti ehitada ei taha. Tugev vihm võib ehitused sealt lihtsalt minema pühkida. Samal põhjusel on ka ajalooline akvedukt rajatud sellest piirkonnast veidi eemalt. Kreekas on sellist pinnast pigem vähe, mis tõttu oli seal sõitmise võimalus väga huvitav leid. Targad, nad magavad lihtsalt, sellepärast, et siin on liiga, näiteks praegu 36 kraadine, liiga palavanna. Edasi võtsime suuna Koroniisia saarele. Küla on mandriga ühendatud umbes 10 kilomeetri pikkuse kitsa teega, mis lookleb läbi vee ja viib otse saarele.
Koroniisia on tuntud väikese kalurikülana, kus pakutakse rohkelt värskeid mereande, krabidest kuni erinevate kaladeni välja. Kuna turismihooaeg polnud veel päriselt alanud, oli aga väike küsimärk õhus. Kas mõni söögikoht üldse lahti on? Sinna me ei lähe. See oli küll kahju. Vaata, siin on veel mingisugune see koht. Me oleme Kreekas. Täiesti lambi. Φαγκρί, ροφός, συναγρίδα. Okay. This is κέφαλος. Κέφαλος. Okay. Anchovy and sardine. And shrimps. Okay. Yeah. Vau. Okay. Me ei puutu salatit. Me ootame kõikide söögid ära ja siis teeme pildi vahel. Ei, see on vinge. Vaheme küll diet. Oleks seda teadnud, oleks ainult selle salati võtnud. Venar, kuidas kommenteerid enda toitu? Mõtlesin, et saan siukse väikse 100-grammise salati, aga vaadati ise. Lauale toodi Ta tšikise kastega sinna peale veel. Jaa. Aga Mikk, kuidas oma portsu kommenteerid? Ütleme nii, et kõht oli tühi ja sai tellitud spagetid krevettidega, aga et midagi sellist siit tuleb, seda ei osanud ette näha. See on ikka päris suur kogus, ma võin öelda. Ma ei tea, kas nad nagu ise ei mõtle sellele, et üks inimene ei suuda ära süüa. Risotto? Yes. Here, please. Ega see kogus parem pole siin. Me saame tõesti kõik jagada siin. Päris hull. Ma arvan, me ei pea õhtusöögi pärast muretsema. Kategooriaid nii palju. Sul oli hea salat, sardiinid, tšatšiki. French fries, igast jutud vaata. Õhtu hakkas kätte jõudma ja oli aeg leida koht ööbimiseks. Seekord otsustasime jääda karavanide platsile, sest läheduses ühtegi head metsaalust me lihtsalt ei leidnud. Enamik kohti oli selleks ajaks juba matkaautosid täis, kuid väikese platsi rääkisime endale siiski välja. Pärast tavaks saanud 35-kraadist päevakuumust oli eriti mõnus end lõpuks meres jahutada. Cheers to that. Samas nende lihatooted mulle täitsa maitsesid, et need olid siuksed. Ei ole Eesti standarditele vastav. Nii peaks ära lõikama näiteks. Ülisanga katti sugund, seepärast ma olen ette vaatnud. Soe. Meeldivalt soe, mingi 36 kraadi vist. Oks on laiali ja hea olla. Oleme hetkel Kreeka-Albaania piiri peal. Tegime väikse kõrvalepõike Kreekasse vahepeal ja ööbisime ühe öö nüüd Kreekas ja lähme tagasi Albaaniasse, et seal veel mõned päevad ringi seigelda ja siis võtame vaikselt suuna Eesti poole. Passikontroll korra vaadati ja nüüd seisame mingi takso taga, mis lihtsalt ei lähe ära eest ja me ei saa ka edasi minna. Mis on päris huvitav, et ta lasid passid ära kontrollida ja siis nüüd seisab siin ees lihtsalt ja meid läbi ei lase. Aga noh, võib-olla see ongi kohalike värk siin, et meil ei ole muud teha, kui lihtsalt oodata. Olimegi otsapidi tagasi jõudnud Albaaniasse. Edasi liikumiseks tuli aga parvega üle kanali sõita. Putrindi parv veab sõidukeid ja jalakäijad üle kitsa ning kiirevoolulise Vivari kanali. Maasturi eest tuli välja käia sellise väikse sõidu eest umbes 7 eurot. Tuleb aga meeles pidada, et kaardimaks ei pruugi seal toimida ja tasub sularaha eelnevalt välja otsida. Edasi hakkasime jõudma Ksamili lähedale, mis on tuntud oma heledate liivarandade ja türkiis-sinise vee poolest. Suvehooajal on see koht turistidest tulvil ja tuleb tunnistada, et rahvast oli seal ikka tõesti palju. Tegime peatuse ja vaatasime ka oma silmaga üle. Osa seltskonnast kasutas võimalust ja läks otse randa ujuma. Teised leidsid varju lähedal asuvas baaris. No, Enar hüppab ka peale, hüppa peale. Enar kaob ära.
päris keeruline Eestisse tagasi minna. See ei ole vett, vaata. Ei, see tuleb ikkade ka. Oota, anna kaasa, see on sügavam, kui ma arvasin. Okei. Aga nüüd on põhjapesu on tehtud peale off-roadimist. Tehke endale mingi ilus asetus. Seda me ei vaadanud selle järgi, kas meil kala olla. Paha. See võib olla, mis selle katki tegi, loodetavasti mitte, aga mingi kahtlane hääl käis. Puhas või? Ikka on veel tolmule, sa pead uuesti. Me eks homme harjutab teeb rohkem. No mis siis on? Siis vaata, näe. Ma ei tea, kui väga see näha on, aga seal kaugel on metsatulekahju igastahes. Ja siia tulles oli mega suured metsatulekahjud, terved linnad olid suitsu täis. Ja mõtlesime, et anname teada, et meil on tulekahju siin lähedal. Ja lihtsalt Edgari telefoni pealt öeldi, et nad ei räägi inglise keelt. Ja, et ainult itaalia keeles. Itaalia keeles. Ja siis enam teist korda Edgari telefoni vastu ei võetud, Mari telefon nüüd võeti vastu. Ja lasime Google Translate'iga ära tõlkida ja lihtsalt pandi kõne ära ja that's it. Jõgi on vahel selles mõttes, et siiapoole kallast ei tule, see jõgi teeb kaage sealt, et ta on tegelikult teisel pool jõge, et me ei pea nagu väga mugetsema siin. Samas veidega on küll, et sa üritad nagu abi aga kutud ette, kui oleks mingi emergency meil siin. Ma ei räägi inglise keelt, et itaalia keeles palun ainult. Tuut, head aega. Mul laguneb see võre salongis sõites ära, et kõik need kuradi klipid või kinnitused vaikselt pudenevad, siis mõtlesin, et paneks selle võre korraks tagasi, et äkki ei ole nii hull ilma sõita. Kui on, siis võtame uuesti ära. Aga praegu tõmban paari nippuga kinni. Pudelid, Selver, toidab, sponsor ka. Kuidas tõsta? Edasi oligi juba aeg nii kaugel, et asjad kokku panna ja liikuda tagasi suure maantee poole. Läbi jõe tagasi sõita tundus kõige otsem tee. Paraku ei läinud seekord kõik nii, nagu olime plaaninud. Üsna pea hakkas järgnema üks täielik ebaõnne jada, mida ei olnud kuidagi võimalik ette näha. Ma ei saa aru! Ma loodan, et ei ole. 3 korda on sitte. No, meil on 4 rattast on ühe kõrtseen. Tagumine velg ei liigu üldse. Kivi vahel ja... Aina tuleb tööriista kastis. Kaks rehvi lõi velje pealt maha. Üks velg on ka katki. Ja vaatame, mis meil siin ta näitab, kas ta võtab nüüd õhku sisse või ei võta. Äkki proovima, kas teise saab ka panna. Mõtlesime, et sõidame nendest samadest jõgedest üle, kus me eelõhtul sõitsime. Ja oli välja, et täna oli jõeveetase natukene tõusnud. Vesi oli sügavam ja tõmbas esimene auto õigemini kesk jõge jäi sisse ja siis tõmbas 4 rehvist 3 tõmbas velje pealt maha ja lisaks on veel üks velg ka pooleks. Et võtame nüüd selle siis alt ära, mis puru on, paneme varuratta alla ja ülejäänud 2 rehvile siis proovime tagasi velje peale saada ja ehk õnnestub ning saame edasi sõita. Aga eks siin näha ole, mis siis toimuma hakkab. Järgmises osas näitame, kuidas leiame lahenduse katkistele velgedele ja mis uued üllatused tabavad meid kohe järgmisena.
külastame Albaania ühte suurimat suveniiride mekat, kus tühjade kätega lahkuda on täiesti võimatu. Ja lõpuks hakkab meie seiklus tasapisi otsa saama, sest ühel hetkel jõuame taas tagasi Eestisse.